Guatemala. Ega me suurt sellest riigist ei teadnud, kui suvel soodsad lennupiletid ostsime, aga seda põnevam reisi on. Kuidas aga 2 nädalaga tundmatus riigis võimalikult palju näha ja kogeda? Meie plaan oli riigile ring peale teha. Ajastus oli ka ideaalne. Kes siis ei tahaks lennata Eesti hallist ja külmast novembrist sooja päikse kätte teisele poole maakera? Eesti on küll südamelähedane, aga Guatemala oli kõigest 3 lennu kaugusel. Soodsad lennupiletid olid algusega Amsterdamist, kus veetsime mõnusa päeva ringi uudistades. Tere Maris, mis sa Amsterdamist teed? Teeme aega parajaks. Meil on alles õhtul järgmine lend, nii et kasutame võimalust tutvuma linnaga. Omamoodi hipsterlinn, aga mõnus. Siin on veidi soojem ka kui Tallinnas, nii et saab natuke harjuda juba uue kliimaga, mis homme ees ootab. Homme hommikul jõuame Guatemalasse. Mis siis saama hakkab? Vaat siis ei teagi veel. Ilmselt palju seiklusi. Päev möödus kiirelt ja kui olime tüüpiliste turistidena kõik oma pildid ära klõpsinud, seadsimegi sammud lennujaama poole. Veini või äsja ka pakutakse lennuks. Sa võid tellida. Mexico City lennujaamas oli paar tundi sagimist ja sehkendamist, et viimasele lennule jõuda. Need möödusid kiirelt. Mexico andis juba aimu ka ees ootavast kuumusest. Õhk oli käega katsutavalt kuum ja lämbe. Migratsioon. Öösel on palav. Mexico City lennujaam. 12 tundi lendu oli päris karp, aga magada väga ei saanud. Üks lend veel. Mexico Cityst Guatemala sõitis paar tundi ja siis oled kohal. Esimesed probleemid ka juba. Osad krediitkaardid ei tööta. Ma arvan, et kõige toredam uudis saab olema Guatemala piiril, kus suure tõenäosusega võetakse droon käest ära. Et siis näeb, mis piiril ootab, ilmselt anname drooni ära. Peab minuga ette tagasi ja saab ikka kätte. No päris nii hullust ei läinud. Juhtus piiri peal see, et saime turvakontrollist läbi, immigratsioonist saime läbi ja juhuslikult oli pisteline kontroll. Ehk siis vajutati nupukest, meile süttis Marisega roheline tuli ja saime probleemideta riiki sisse. Drooni probleem lahenes seega iseenesest. Reisi vältel olid meil kaasas eelnevalt täidetud kohaliku lennuameti poolsed ankeedid drooni lennutamiseks ning selles osas pingelisi olukordi enam ei tekkinud. Ootume, et lendama saaks minna. Kuhu? Guatemalasse, natuke venise ja kõik muutused. Viimase teisele poole lennujaama pidi ronimagi. Päris hea, Mexico stiil. Vaata, kui saame viimase lennu. Ja siis saab reis alata ka vast.
Guatemala tervitas meid juba lennuki aknast oma tossavate vulkaanide ja imelise maastikuga. Peaaegu 2/3 Guatemalast on kaetud mägedega. Rahvaarv on veidi üle 17 miljoni, millest riigi pealinnas Guatemala City's elab umbes 3 miljonit. Kohalikupärane söök ka kohe. Mõnus, maagen. Jutustavad road. Kõht on täis, tuju on hea. Uni on tegelikult ka. Uni on. Tegelikult on juba ööaeg. Siuke äge linn tundub. Mitte, et siin kaameraga kõige mõistlikum käia on, aga saame rendiauto ja läheb seikluseks. Kui maksta saab, siis saame. Autorent oli veel aga lahtine. Võimalus oli, et me ei saa hommikul rendifirma kontoris enda Eesti Debet Plus kaardiga tasuda. Just selliselt oli firma koduleht meid hoiatanud. Esimene päev kulus seega kohale jõudmiseks ning saime ka aimu, et ilmselt ootab meid ees palju seiklusi ja plaanimuudatusi.